Meie oleme tiivamehed. Ja siia samma laua taha kutsume valitud vallalisi kiirkohtingutele. Ja need on meie reeglid. Kohtingulaua taga saavad kokku mees ja naine, kellele anname mõned minutid juttu ajada. Siis aktiveerub saatuslik nupp laua keskel. Kes seda kiiremini vajutab, vahetab kaaslase välja. Kohtingu jooksul muutub nupp aktiivseks 3 korral ja otsuse tegemiseks on vaid loetud sekundid. Meie oleme osalejatega ühenduses kõrvaside kaudu. Nagu õiged tiivamehed, aitame kohtingule kaasa. Või vahel tahame lihtsalt, et saaks nalja ka. Kui paar peab ilma vajutamata kohtingu lõpuni koos vastu, saadame nad tasuta teidile Unibet Sportsbaari. Nii, meil on osalisi päris palju, aga ma arvan, alustades valime välja siis kaks sellist tegelinskit. Mina valisin Sandra, vanus 24. Ütleme niimoodi, et tundub peoinimene. DJ. Okei. Mina tooks villavõitja. Kõigile tuntud mees. Arles. Nad on sama vanus, 24. Ma ei tea muidugi, kuidas Sandra räägib, aga Arlase turn-off on ülipeenike hääl. Kui räägib nagu midagi oleks kurgus. Okei, kohe vaatame. Teidime siis. Tere. Teidimist, tere. Mis su nimi on? Sandra, mis su nimi on? Arles. Arles? Arles, jah. Kus sa pärit, mis sa teed? Ma olen Tallinnast. Ja hetkel Orjan lennujaamas. Mis sa teed? Ma olen hetkel klienditoe spetsialist. Ja ma just tulin tegelikult Inglismaalt tagasi, nii et ma väga kaua ei ole siin saanud olla veel. Mis sa Inglismaal tegid? Ülikoolis käisin, õppisin. Mis sa õppisid? Psühholoogiat. Aga ära karda, me hakka mingit trikke su peal kasutama. Okei, ma panin isegi enda huviks psühholoogia. Matchi. Aga sa õppisid seal mingi kõrges ülikoolis siis või? Kõrges ülikoolis? Mis see tähendab? Kui kõrges ülikool olla saab? Aga jah, ma olin 4 aastat seal. Küsid, kuidas Inglismaa mehed on? Kuidas Inglismaa mehed on? Oled palju saanud? Kas just palju? Aga Inglismaa meeste juurde meeldib see briti aktsent. See on suht nice, jah. Tahad nuppu vajutada? Sa tahad või? Ei, ma tahaks näha, milline sa oled. Ma tahaks ka näha, milline sa oled. Väga hea, et te tahate näha. Eemaldage siis blindfoldid. 3, 2, 1. Mis sa? Okei. Ma arvasingi, et sa oled see. Ma olen mis? Ma olen näinud sind kuskil. Kus sa mind näinud oled? Ma ei tea, kuskil saates äkki. Superstar, jah. Kusjuures ma käisin ka Superstaris korra. Sorry. It's okay. Arles, räägi nüüd ausalt, miks sa nuppu vajutasid? Ma ei tea, miks. See ei ole väga hea vastus. See ei ole väga ära võtta isiklikult, see ei ole midagi isiklikku. Aga ei saad väga ilus. Aitäh. Okei, nägemist. Ei, väga ilus tüdruk on ja jutt on väga norm ka tal. Aga ootad kedagi teist või? Vaataks mingi, jah. Okei, aus, saadame sulle järgmise sisse kohe. Thanks, Robin, Andrei, te olete nii kõvad wingmanid, terve koita vait lihtsalt. Siis tuli jooksid nii hästi. Ma arvan, et saadaks talle Riinu äkki või? Riin on, kes on siis 18, tuleb Tartust. Iluvõimlemine, Arles sellega küll ei tegele, aga talle iluvõimled ilmselt meeldivad. Showdance, kokkamine, Arlesele meeldib ka süüa. Tere, ma olen Riin. Tere, Riin, ma olen Arles. Mis sa naerad? Tuttav nimi. Tundis kohe ära. Ei tundnud kohe ära. Hääl on ka tuttav. Aga viid pildi kokku ka või? Jaa. Mis sa kokku viid siis? Sa vist osalesid Villa saates, jah? Vana sa oled? Ma olen 18. 18? Jaa. Okei. Kui vana sa oled? Ma olen 24. Ma olen ka noor ikka. Okei. Aga miks sa siia saatesse tulid? Ma lihtsalt mõtlesin üks õhtu, et jolo. Jolo! Ei, ta on facepalmis! Ei! Ei tulnud armastust otsima või? Kui ma taksoga siia tulin, siis taksojuhil käis laul Dear Future Husband, nii et ma loodan, et see oli mulle sain, et äkki on Future Husband siin.
Okei, mis su tüüp oleks? Mulle meeldivad väga sportlased. Sportlased, ise teed ka sporti või? Jaa. Mis sporti sa teed? Showtantsu. Küsi, kas sa oled suurvõistlustel ka käinud? Aga kas sa oled mingi suurtel võistlustel ka käinud tantsimises või? Jaa, ma olen käinud Euroopa meistrivõistlustel eelmine aasta. Saime lausa 3. koha. Et päris kõvad tegijad oleme isegi. Kas sa oled lähedane sealsete inimestega? Ma armastan kõiki oma trennikaaslased, nad on nii ägedad inimesed. Okay. Ei vajutanudki kumbki. Te nuppu ei vajutanud. Võtke silmaklapid peast. 3, 2, 1. Ei vajuta. Ei vajutas. Sa oled väga ilus, aga sa oled 18. Jah. Kahju, et sa vajutasid, sest ma ei oleks vajutanud. Sul nagu jutt jooksis ja ma ei tea. Mul on mingi, ma ei tea. 18 on ikka noor ja. Oi, Riinust on nii kahju. Paari aasta pärast. Aga sa oled väga ilus. Aitäh sulle. Palun. Sorry, Arles, 18, ma arvasin, et jääb nooreks, aga... Robin, nii saana. Ongi lihtsalt vanuses põhjus, jah? Jaa, kahjuks on liiga noor. Aga Arles, kui sa ühe korra nüüd veel vajutad, siis sa langed välja, aga nüüd me saadame sulle... Bombshell. Liis Lahesoo. Tooge siia. Kui ta ütles, et 18 on liiga noor, on ja Karina on tegelikult 21. See võiks nagu asi sobida. Võiks sobida. Vaatame. Tere. Tere päevast. Mis su nimi on? Karina. Ma olen Arles. Meeldiv. Kuna sa oled? Ma olen 21. 21. Arles on juba rohkem huvitatud. Millega sa tegeled? No, olen näitleja. Veits laulan. Veits modelinguga ka tegelen. Kui pikk sa oled üldse? No, ma olen 1,88 m. Pikk sa oled? Mina olen 1,68 m. Aga millised naised sulle meeldivad üldse? Lühiksed. Lühiksed, suured puused. Ma olen lühike siis või? 168 oled, jah? Sa oled väga mõnus, jah? Okei. Aga võtame nagu situatsiooni, et me läheme sinuga näiteks restorani, et kes maksab? Mina. Sina? Või nagu on 50-50 äkki? Ei ole? No, ma tahaks ikkagi, et mina maksaks. Okei. Ei, ma ei vajuta. Tuli ära. Hello. Miks siis? Ma arvan, et me peaksime sinuga veits rohkem suhelda, et... Aitäh sulle. Sulle ka. Tänud. Meeldiv olnud. Aitäh. Kui sa ei ole Unibetiga liitunud, siis nüüd on õige aeg seda teha, sest meil on teile super pakkumine. Descriptionis on link, mille kaudu saad endale Unibeti konto teha, sest Unibet paneb sulle 200% raha juurde. Näiteks teed 25 € sissemakse ja saad mängida 75 € eest. Kõikide vahel, kes on konto teinud ja sissemakse teinud, loosib Unibet 500 € boonusraha. Aga mängige vastutustundlikult ja meie jätkame oma showga. Arles sai nüüd... Kiki. Sai kiki. Aga kelle me võtame järgmisena? Vaatame. Kui Max 25 aastat vana, valal 9 kuud olnud, ta on päris siuke, ma ütlen sulle koki. Ma arvan, Max on täpselt siuke ideaalne, ma arvan tema jaoks, nii et vaatame, kuidas sellega läheb. Tšau, sa oled siin juba? Tšau. Mis su nimi on? Minu nimi on Karina. Karina? Okei. Mis su nimi on? Ma Max. Nii, let's get to the point kohe nagu. Mis su iseloom on? Oled siuke nagu täitsa raamatukogu tüdruk või? Väga õige kohe, vaata ongi kohe läks, vaata. Ma ei ütleks, et ma olen nagu raamatufänn, aga nagu vahepeal küll loen. Aga mis tööd sa teed? Ma olen turvatöötaja. Tundub mingi väga flex töö kohta. Vaata, ajas naerma. See on nii positiivne. Sa oled mingi boss lady ja seisad nagu targa näoga.
no jah, ma arvan, et küll olen tšut-tšut bossleiri. Näed hirmus välja ees või siuke ohtlik välimus sulle? Ja ma olen väga kole teiega. Ja tugev naine. Kas sa pidudel ka käid või? Oi, käin küll jah. See on sinu jaoks okei või? Sobib teiega. No. Kas narkootikume teed? Kas sa narkootikumid ka teed? Ei. See pole olnud väga julge nagu vastus. Äkki kunagi nagu minevikus olen teinud, aga äkki kunagi. Ei tarbi, ainult upsi. Ainult upsi, suitsetad ka või? Ei, suits ei lõve nagu. See hais on too much mu jaoks. Okei. Ei vajutanud. Te ei vajutanud nuppu. Te võite nüüd silmaklapid ära võtta. 3, 2, 1. Hello. Tšau. Ma jäin kuskil küsimusel poole, mul läks meeles, mis ma küsisin juba. Küsi Karinalt, palju elus deitilid on ja palju teil on suhteid olnud? Oled suur deite, jah? Või palju sul suhteid on olnud? Mul oli 3 suhet. 3 suhet? Ja. Mis pikim on? Ei vajutanud. 3 aastat. Mis su kõige pikem suhe oli? 2 aastat. Oh my god. Ja miks lahku läksite? Mõlema viga oli see. Ma ütleks niimoodi. Küsime neilt siis ka Elisa Huubi armukelim küsimusi ka. Kuidas käituksid, kui sinu partnerile ei meeldiks sinu sõbrad? Mind siuke asi ei häiriks nagu. See, kui sul mingi sõber, mingi kloun on ja mulle ei meeldi, see väga mingi puudutab. Nagu, et kui sulle ei meeldi muu sõbrad, ma ei saanud täpselt aru, nagu, mis see on sinu jaoks okei see. Kui sa arvad, et sa nagu, et ma pean armastama sinu sõpru, siis nagu... Ei, sa ei pea, minu point ei ole selles, et sa pead mu sõpru armastama. Ütlemegi, et sa vihkad teda näiteks. Aga sa tead, et mulle ta meeldib ja ta veedab minuga palju aega. Kas sa oled siuke nagu, ma ei tea, clingy või nagu, et... Aga mis üldse tähendab? Ma ei saa aru, miks see nagu käib. Mina tean, mis see tähendab. Sa saad nuppu vajutada, kui sa soovid. Ma mõtlen, kas kunagi lõppkaat toimub või? What? Ei, Sorry. see on fine. Karina, miks sa nuppu vajutasid? Meie pilgud veits ei sobi. Okei, oskad täpsustada? Pean veits seedima. Aga ma praegu tunnen, et veits nagu... Ei, see on okei. Max, mis sulle meeldib Karina puhul? See tähendab taus oli. Tundub siuke viisakas, natuke tagasihoidlik, aga ma ütleks, see naise puhul hea pigem. Saadame ära ka Karina, sest ei näe talle alles jäänud kandidaatide hulgas head kaaslast. Nii hakkab ka edaspidi olema. Lahkud kas pärast 3 deiti või kui pole paremat ette anda. Elisa Huubis on nähtaval meie mõlemad reisisaated. Sevakini Valting versus Ladina-Ameerika ja ka Ameerika. Elisa Huubis on ka väga palju originaalsarju, nagu näiteks Reetur, Papsid ja näiteks ka Armukelm. Samuti on seal väga palju välismaissisu, mida kõike sa saad vaadata reklaamivabalt. Mine lihtsalt www.elisahuub.ee. Nüüd on aeg uued tuua, täitsa uued. Kristjan Tartust, hüüdnimi endal Messi, oskab teha vanamehe häält, wow. Ideaalselt sobiks talle vastu Riin, keda te juba korra nägite. Ta on 18 ja nad on mõlemad gümnasistid Tartust. See võiks olla väga hea match. Tere, ma olen Riin. Tere, mina olen Kristjan, väga meeldiv. Väga meeldiv, kui vana sa oled? Pagan, kui vana ma olema pean? Kui ma tohin küsida? Ei, ikka tohib, kui vana ma olema pean? No ma ütlen seda, et ma olen väga noor. No kui noor on noor? Ma olen 18. No siis ei ole hullu, mina olen 20. Okei. Kas sa õpid ülikoolis või mis sa teed? Ma tahtsin gümnaasiumis kauem õppida, nii et ma õpin praegu seal veel. Kuidas see võimalik on, et gümnaasiumis kauem? Ma võib-olla ei saanud matemaatikaõpetajaga hästi läbi ja siis läks natukene lappama. Okei, siis me oleme vähemalt samas paadis, et mul ka ei ole sellega väga hästi. Aga selles suhtes, et kus sa pärit oled? Ma olen Tartust. Tartust. Let's go! Mina ka väga hea. Päriselt? Jaa. Ma hommikul kella 8 bussiga tulin. Ma tulin 7 bussiga. Küsid olt midagi Tartu kohta ka? Mis koolis sa käisid?
või käid? No ma olen hetkel 12. klass ja ma õpin Miina Härma gümnaasiumis. Ja kus sa põhikoolis käisid? Tartu Kivilinna koolis. Kivilinna koolis, mis klassis? D-klass. Oh my god, lõpeta ära. Nii. Mis toimub? See on väga suur variant, et ma tean, kes sa oled. Ei ole. Ei. Oled küll. Oota, mis aasta sa lõpetasid Kivilinna? Mina Kivilinnas käisin 2 aastat. Ongi klassikaaslased. Ei ole võimalik. Mina käisin ka D-klassis. Kes su klassijuhataja oli? Tead, ma jään vastuse võlgu. Ma kardan, ma jään vastuse võlgu. Ma segan teid korra, te nuppu ei vajutan, nii et nüüd on aeg silmaklapid peast võtta. 3, 2, 1, palun. Issand jumal, täiesti ei ole tuttav. Ei ole hea tuttav. Väga huvitav. Okei, ma olin mingi tatikas ka, ma propsi mäletan. Aga siuke küsimus, kas sul on varasemalt mingisuguseid suhteid olnud? Ei vajuta. On. Ma ei ole uhke, et ma olin suhtes. Miks? Sest, et ma ei taha midagi halvasti öelda, aga see ei olnud minu inimene, ütleme nii. Tema põhimõtted olid natukene viisakalt öeldes debiilsed. Aga kuidas on võimalik siis üldse inimesega kokku minna, kui tema põhimõtted olid debiilsed? Kas te siis alguses ei saanud nii palju tuttavaks? Seal oli väga palju asju, mis alguses nagu köitis, aga siis mingi hetk ma sain lihtsalt ise aru, et tegelikult see ei ole see inimene. Küsidelt, kas tal on mingi salajane oskus? Kas sul on äkki mingi salajane oskus, midagi, mida sa väga hästi oskad? Salajane. Tee talle vanamehe häält juhuslikult ka. Mul on koer Pitsu. Käisime Pitsuga eile rannas ja mu leit kadus ära. Saatsin Pitsu otsima ja Pitsu tuli kontidega tagasi ja siis meeles, et ta on surnud. Väga hea sooritus. Lõpp läks natukene. Ja see, ma ei ole vett joonud selle meelest. Okay. Aga kas sul on mingeid secret talente? Kas sa spagaadiga lepid? Fine by me, mina ei saa hakkama sellega. Nii. Ma näitan paremale. Parem jalg on hea jalg, vaata. Kondid jäävad kanglis. Ossa. Näit ka või? Davai. Mitte harki, näita nagu üks jalg ees. Jah. Okei. Selle vajab töötamist. Tule. Küsime teie mõlema käest ühe küsimuse, mis on Elisa Huubi armukelmi küsimus. Kas läheksid kohtingule kellegagi, kelle nimi Facebookis on stiilis Siimu olen? Mina ütlen ei. Minu jaoks on täielik kikk. Nagu päriselt, et oleneb. Tead, tore oli kohtuda, aga ei tule nagu, ei olnud nagu siukest sidet. Sorry. Fine by me. Läks nii täna. Kuidas tundus, et on? Oh my god. Aga tore vestlus oli. Väga meeldiv vestlus oli, mul oli ka väga meeldiv vestlus. Ma olin nii kindel. Kristjan, mis sulle meeldib Riinu puhul? Riinu puhul mulle meeldivad ta silmad väga ja ta hääl. Ma ei ole enne veel sellist häält kuulnud nagu. See on nagu, see jääb millegi pärast kõrvu lihtsalt kinni, ma ei tea. Ma olin nii kuradi, ma olin juba minemas. Ja mul on kaardid siin ju kõik ju, lähme. Äkki kunagi Tartus trehvame. Riin, miks sa nii tegid? Ei olnud üldse minu inimene. Minul on see ka, ma ei taha kuri olla, aga inimene peab minu jaoks atraktiivne olema. Ja tema puhul pigem ei olnud minu saip. Kuidagi võib-olla keha hoiak ka, et võits nagu lösutas, vaata. Anname viimase võimaluse Riinule. Max tuleb kohale, ta on nagu boss juba. Nii et vaatame. Okei, lösutab. Max, ära lösuta. Tere, ma olen Riin. Okei. Ja, tšau, ma olen Max. Väga meeldib. Meeldib tutvuda. Kui vana sa oled? Ma olen 25. Vana. Liiga vana, mis sinu jaoks, mis teema on? No sellest ma ise olen 18. See on okei su jaoks? Oleneb inimesest, ma ütleks. Aga mis sa ootad üldse mehelt või mis sa hindad mehes? Kindlasti, et ta on ambitsioonikas oma tuleviku suhtes ja vastutustundlik, et kui ta teeb midagi valesti näiteks, et siis ta tunnistab oma viga. Ise teed sama asja, julged tunnistada, naistele meeldib väga see? Ei, ma ütleks küll, et
ma julgen tunnistada, ma ei ütleks, et ma väga palju mingeid suuri vigu ka elus teen, nii et. Nad on tartukad mõlemad. Aga sul on muidu, kuidas sul alkoholiga on? Noh, ma ei ütleks, et mul on probleem. Ei ole probleem, okei. Aga noh, mulle meeldib nagu, kui on seltskond hea, siis nagu natuke juua on okei. Kui tihti sa käid? Nagu siuke, et kui sõbrad peale suruvad või meeldib nagu iga nädal või? No vahepeal oli periood, no kuna ma alles sain 18, ma tahtsin täiega kogu aeg väljas käia. Aga nüüd on natuke rahulikum, võib-olla mingi üle nädala käin väljas. No sul on hea, oota, mitu suhet sul on? Te ei vajutanud nuppu, seega saate silmaklapid ära võtta. 3, 2, 1, võtke ära. No tšau. Hei, nii, mis sa küsisid? Ma iga kord, kui tulevad need maha, ma unustan ära, mis ma enne seda ütlesin. Mitu suhet mul olnud on? Jah, see jah. Minul ei ole ühtegi suhet olnud, sest enne kui asi jõuab nii-öelda suhteni, siis kutid teevad mind väga tördilt. Ja siis ma nagu teevad selliseid valikuid, et mul ei ole muud võimalust, kui lihtsalt nendega suhtlus lõpetada. Maksa nagu kuidagi siuke maharahunend. Maharahunend, jah. Mis su perfect date oleks, kuhu sa läheksid või mis sa teeksid? Mulle meeldiks midagi teha ka, nagu kas me läheks mingi bowlingusse või siuke, et me saaks teha ka midagi. Meil on teile üks Elisa Huubi Armukelmi sarja küsimus. Ja see on teile mõlemale arutlemiseks. Mis sa arvad suhtest, kus partner käitub oma sõprade juuresolekul teistmoodi kui kahekesi olles? Mul on hea point sellega. Mul oli eelmises suhtes, ma tean, et mu eks käitus küll mu sõprade juures väga erinevalt, kuidas ta käitus minuga. Ja mingi hetk hakkas mind väga häärima nagu. Need samad inimesed, kellest ta räägib taga näiteks, aga tegelikult... Vau, päris hea küsimus tuli. Ma eelistan pigem niisugust otsekohesust ja ausust. Ja, ma nõustun. Sa oled niisuguse positiivse vaate kuidagi rohkem nagu. Sorry. Ei ole, sorry, kõik kuidagi. Nii hulgi inimene täna. Oh my god! Ära nuppuma hakka. Ei, ma ei ole siuke inimene. Okei, ma ei ole kurb või mingi salti või midagi. Väga hästi. Aga olgu. Riin, palun seleta nüüd, miks sa nuppu vajutasid? Ei, nagu mina saan suheldes kohe aru, et vanuse vahest. Aga kui vanuse vahe Riin häirisid, et miks sa peaaegu lõpuni välja jõudsid Maksiga? Raske on ei öelda küll, jah. Tean küll, jah. Ma arvan lihtsalt, vestelda oli nagu tore, aga siis ma ikkagi hakkasin aru saama, et kuidagi ei... Suur aitäh. Te võite võtta oma asjad kaasa laua pealt ja lahkuda stuudiost. Aitäh. Crazy shit. Nagu insane. Meie YouTube'i projekti toetaja on Bolt ja neil on uus feature, mille nimeks on Bolt Plus. See maksab 5,99 ja esimene kuu on sulle tasuta. Bolt Plussiga saad sa näiteks kuni 10% cashbacki kõikidelt sõitudelt, mis sa Boltis teed. Samuti on sul Bolt Foodis tasuta toidudelivery. Samuti ka eelisjärjekorras pealevõtmine ja tasuta sõitude tühistamine. Ja lisaks võetakse sinu toidud alati peale enne teiste toitu. Mine Bolti äppi ja joini Bolt Plussiga. Okei. Tere. Tere. Mina olen Sander. Väga meeldib, Merit. Väga meeldib. Nii, kui vana sa oled? Mina olen 31. 31, okei. Ja ise? 24 olen veel. Okei. Millega sa muidu tegeled vabal ajal? Vabal ajal mulle meeldib, olen mingis sorti meelelahutaja. Tegelen otseülekannete tegemistega. Okei, huvitav. Ja millega ise siis vabal ajal tegeled? Ma kas joonistan või panen pidu. Merit, küsi, kas ta naisi oskab kohelda ja kuidas ta naisi kohtleb? Naiste eest oskad ka hoolitseda? Selles mõttes ikka, ma oskan süüa teha, olen hooliv, küsin ikkagist, kuidas läheb ja... Mis see firma roog on nii-öelda, et kui sa peab nüüd muljet avaldama naisele, siis... Kui jutt hakkab jooksma vaikselt. Ja. Ei peagi midagi tegema. Kana tikka masala riisiga. Et mulle väga meeldib sukest toitu teha.
teist sorti toit, siis võiks olla näiteks pasta bolognese. Okay. Very nice. Ja kui mina, eks ole, mina hoolitsen naistest, kas sina hoolitsed meestest? Jaa. Ei, selles suhtes mulle meeldib veits olla see nii-öelda printsess, aga ma tean, et ma suudan mehe eest väga hästi hoolt kanda ja. Küsi, mis ta arvab arvutimängudest ja striimimisest? Mida sina arvad arvutimängudest? No selles suhtes mul on okei, kui mees mängib, ma ise ei ole kõige suurem mängur, aga sa ise mängid palju, jah? Kuna ma olen, nagu ma alguses ütlesin, ma olen meelelahutaja otseülekannete tegemisel, ma mängingi mänge ja räägin inimestega juttu. Kas see on sul probleemiks tulnud ka siis, kui on näiteks naised ja värki? Ei ole probleemiks tulnud. Nii, et kui ma külla tuleks, siis paned oma mängud pausile. Okay. Isegi ei alusta tollel päeval, vaid valmistun sinuks ette. Teen asju valmis. Kuidas sa valmistud minuks ette? Kuidas sa siis minuks ette valmistad? Küsin sinu käest, mida sa näiteks võiksid süüa tahta. Süüa teha, jah. Süüa, teeks sulle söögi valmis. Võimalikult nagu korrastada esiteks enda elamist, et sul oleks ikkagi mugav ja tore. Okay, nummi. Okei. Silmaklapid võite ära võtta. 3, 2, 1. Appi. Tere. Mina olen Sander Sven. Väga meeldiv. Nüüd on tore, meeldiv näha. Täna ausalt. Sorry. Aus. Miks sa nuppu vajutasid? Aga oli meeldiv. Jah. No, mul meeldivad tatokad. See on ta põhjus või? Arusaadav. Kas ma võin nüüd minna või? Oota, uus mees tuleb sulle. Juba jälle, issand. Okei. Appi. Kui mina näeks, et keegi hakkab nuppu, et ma paaks ise kiirelt. See nagu, Berit pani nagu niimoodi. Niimoodi, vaata. Sander oleks pannud. Stop it. Kes talle sobida võiks? Okei, Sander on nüüd väljas meil praegu. Kuule, aga Vime, mulle tundub, et tegelikult sobiks Meritile... Saad aru, Maxiga puutusime kokku, Max 25. Temaga võib saada contenti. Ja tal on täpselt see, et ta on 25, Merit on 24, ma arvan jutu oksab. Meeldib naise puhul, oskab lõbutseda ja Merit seda ilmselgelt oskab. Tere. Mis su nimi on? Ma Max, mis su nimi on? Ma Merit, väga meeldiv. Kuidas sa esimesed valetinud möödusid siin, üksiku nais? Käisin teidil. Aga jah, ja siis... Ei öelnud kei viimasel ajal? No ma lihtsalt mõtlesin, et ma lähen proovin ja vaatan, et ma olen mitu aastat olnud valentinipäeval üksi ja siis mõtlesin, ma ei viitsi enam. Ma tahan nüüd nautida seda. Sa oled siuke pidev teid tees, jah? Jaa, aga ei. Nagu... Mul vahepeal tuleb selline tuhin, et täiega tahaks meest ja bla ja siis ma üritan, ma ei tea, kuskilt leida ja siis nad tulevad ja siis on liiga palju ja siis ma ei viitsi enam. No ma olen natuke vastupidi. Ma ei otsi nagu üldse tegelikult. Okei. Miks sa siis siia saatesse või asja tulid? Tundus nagu hea võimalus. Ma näen nagu jällegi. Saan otsa nagu kohe inimesega rääkida. Ma ei pea mingi tindelid asjad mulle väga ei meeldi. Ma nagu ei ole neid nagu ma arvan mingi 4 aasta ajal kasutanud. Aga räägi mulle oma hobidest või mis sul vabal ajal meelt teha? Joonistada ja vana aja pidu panna. Okei, mulle meeldib see. Okei, siis see on täitsa igav. Ei, ma olen räige crazy tegelikult. No, okei, nüüd sa räägid minu keeles juba. Ja nagu, ma siin ei saa öelda kõik, mis ma kogu aeg teen ja värki-särki, aga... Ilmselgelt ma ka ei saa. Igaks juhuks mitte, äkki mul ema pärast vaatab seda. Kui hull see olla saab siis?
no ütleme nii, ma olen Pärnust, nii et see võib-olla ütleb juba midagi. Jah, praegult ma proovin pigem oma elu korda saada. Mida see tähendab? Nüüd sa pead küll nagu selgitama natuke. No tahaks vähem pidu panna ja no see, et sa nädala sees oled normaalne ja NVL käid väljas, see on minu arust täiesti normaalne. See on see, mida ma teen. No jaa, aga mul on juba nii hullud pohmakad, et kui ma reedel käin pidu panemas, siis ma olen terve laupäev maas. Vahepeal pühapäev ka. Ainult laupäev, no see on, ma olen reedel jooma, mul teisipäeval hea olla alles. Küsid, et mida ta naise puhul kõige rohkem hindab? Aga mida sa üldse naise puhul hindad kõige rohkem või mis peab olema sul naise kindlasti olemas? Minu arust naise puhul kõige olulisem näite on see, kuidas ta sind kohtleb nagu. Mis vaated sul on nagu? Okei. Nii, võtke klapid ära. 3, 2, 1. Oi, tere. Sa kuidagi tuttav. Ma imestaks. Võib-olla äkki oleme isegi näinud. Sa oled Pärnukas? Jah. Satud Tartusse? Järgmine kuu tulen sõbranna juurde. No festivali meeldivad? Oleneb. No millised? Mis muusikastiil? No ma kuulen räppi, nii et kui seal on mingi räpp, mingi shit, siis on nagu let's fucking go. Okei. Davai. Ei no ma ise kuulan reaalselt nagu kõige mingi low-key Beethovenist kuni kõige räägem hardstyle'i nagu mingi pidu on. Kes sul lemmikräppar on, kui sa pead valima? Kanye oli. Kanye või? Kahjuks küll. Tüdrukule vist täitsa meeldib. Hakkasime paned sätib soengut ka. Tüdrukule täitsa meeldib. Küsime Elisa huvist armukelme küsimused ka. Kuidas käituksid, kui kuuled tuttavalt, et sinu partner on kohtingu äpis? No oleneb, kui see on mingi dating faas, siis on nagu tee mis tahad, siis me nagu ja kui on nagu suhtes, siis on nagu what the fuck. Mida sa loed nagu petmiseks? Me oleme koos väljas, ütleme paaris, vaata, sul on meil juua. Siis ma näiteks suhtlen kellegiga, mingi tüdrukuga. No ei, see on okei. Nii. Jah, aga nagu... Aga kus see piir seal tuleb seal? Kui sa mingi hakkad talle mingi... Temaga tantsimine on okei või? Siis mul tekib küsimus, miks sa minuga ei tantsi? Kui sa minuga seal paaris, siis miks sa mingi teise tšikiga tantsid? Nad juba tülitsevad, Okei, aga kuidas suhtud näiteks nagu, kui sul on... Või näiteks sinu pool ütlema, kas sul on nagu kutis parimaid sõpru või? Jaa, mu parim sõber. Aga ta on gei. Okei, see on see, mida kuuleb tegelikult, aga siis sa mõtled gei ja kas ta mängib seda geid või kas ta nagu sulle kunagi üritab movie ka teha ei saa? Ei, ta on nagu lihtsalt gei, ta ei ole nagu pede. No fair enough, ma sain su pointist aru küll. Aga nagu ei, tal on oma mees olemas ja siis me hängime mitmekesi ja kõik on chill ja... Meil on paar. Me läheme sekkuma. Ta on nagu, et okei, sa oled hea sõber ja kõik, aga nagu... No kuulge sõbrad. Nuppu ei võõtatudki. Te siin jutustasite nii palju, et isegi võib-olla ma arvan, ei pannud tähele ka. Ta moosis mind juba varakult ära, ma kuulsin, et ütles, et ta joob. Siis ma sain aru, et ta ei ole iga inimene. Ta on sinu inimene. Ta on nagu minu inimene. Tõsõnaga, kõik sujus, kõik oli tore, nuppu ei vajutatud. Meeldisite? Olete nõus kohtingule minema? Jah. Okei, väga hea. Aga enne, kui me teid kohtingule laseme, siis meil tegelikult üks valik. Kas te valite kohtingu või te valite raha? Milleks on 1000 eurot. Aga siin on üks suur aga. Kui mõlemad meie mängijad valivad kohtingu, siis nad saavadki minna üheskoos tasuta kohtingule. Kui üks mängija valib kohtingu, teine aga raha, siis kohtingut ei toimu ja raha valinud mängija lahkub 1000 euroga. Samas, kui mõlemad otsustavad raha peale välja minna, siis jäävad mõlemad tühjade pihkudega. Ei saa raha ega ka kohtingut. Võtke need. Võtke need, siin on 2 valikut. Kas me võime arutada? Pilien? Ei. Oled valmis? Jah, ma olen. Saad ka valmis? Davai, 3, 2, 1.
sina valisid kohtingu. ma ei tahtnud munni mängida. Ei ole võimalik. Nagu, ma ei mängi nagu raha peale. Nagu mind ei kotti raha nii väga. Merit, sina valisid 1000 eurot. See on okei. Me võime pooleks teha ja siis minna ise kohtingu. Sa oled nõus talle andma poole? Ma ei tea, ma veel mõtlen. Merit, sul oli seda raha vaja ilmselt praegu või? Miks sa valisid raha? Sellepärast, et ma mõtlesin, et nagu, ma ei tea, kui ma ütlen nagu kohting ja ta ütleb raha, siis on nagu piinlik vaata. Aga kui ma ütlen raha ja siis ta ütleb kohting, siis ma saan talle välja pakkuda selle, et davai. Me saame ikka pärast minna. Ma lihtsalt ei vaata raha poole nii väga. Maks, kas sa läheksid aga nüüd pärast seda kohtingule? Vaatab, mis ta otsustab. Et sa oled nõus taga minema kohtingule pärast seda, kui ta valis raha sinu asemel? Ei no, kui ta on naine, see on okei. Mis see tähendab? Ilmselgelt nad vaatavad aina enda otsa nagu. See on nagu mõistava. Aga Maks, oled sa natuke pahane ka ta peale või? Ei ole pahane. Miks ma pahane peaks olema? Aga sellegipoolest teile mõlemale on aastane Elisa Hubi kasutus tasuta ja Elisa Hubi uue sarja Armukelm kaardid. Nii et kui teil peaks edasi see asi minema, siis saate üksteselt neid küsimusi küsida, sest osad küsimused, mida me teilt küsisime, on sellest samast mängust. Nii et ma loodan, et teil asi läheb käima. Kui ei lähe, on ka fine. Jätame äkki nad korraks siia natuke. Jätame korraks siia. Seedivad seda asja. Ma kuulen, mis sulle öelda on. Ma loodan, et see pahane ei ole. Ei, ma ei ole pahane. Ma ei ole suke inimene. Okei, nice. Aga me võime minna küll teidile. Ja Maks ei saanud raha, sai 3 korda korvi. Ma ei tea, mis siin juhtus nüüd. Aga varsti on uued teidid. Ja... Tõmbame otsad seekorraks kokku. Ma loodan, teile meeldis. Ja näeme juba järgmine kord. Tšau. Ma ei tea, me võiks tegelikult võtta üksteise kontaktid.